ja Karev midagi seal arutavad omavahel, et iseenesest justkui kõik tundub valmis olevat. Viimased kätlemised siin vahetusmeeste pinkide juures ja pannakse pall varsti mängu. Ja sõidame ja Braiko ei hellita ja kohe esimene puude ja kohe löög, et siin kohe võtab Karabakh ka, et seda tegelikult ei tea mina ja kas läheb löögiks, joo! Lähedal. Junin, Mitrofanov siit võib lüüa ja päris hea löök ja Karabakhi väravaht. Arav, kas leiab ka mingi sööduvarianti, väga hästi leiab, Dmitrenkol on võimalik minna löögile ja kapteni vääriliselt vajutab sisse. 1-0 läheb Karabakh juhtima, mängida on 10 minutit ja 55 sekundit. 1-0, see ei näe kuigi veenev välja. Braiko, boom! Andrei Nazarov jätab Braiko on täna täiesti selle võistkonna mootor. Väga ohtlik olukord, Andrei Junin sööti Sepikule ja väga lähedal oli see teine värav ka, aga väga kindlalt lahendab selle double penalty Juri Dmitrenko, seis on 2-0 Karabakhi kasuks. Ja siis Interi poolt vaadatuna 0-2. Braiko, väike samba. Ja samba läheb maksma Interile. Farhad Mirijev 3-0 Karabakhi kasuks. Seda palli kuidagi sinna värava täitsa alla, et kas nüüd tule selle viimasele või eelmisele sarnasele momendi juurde tagasi, et kas äkki see ongi Šustovi nii-öelda idee, et ta paneb, või no Karabakhi idee, et nad panevad värava praegu. Oi, Kuzin! Ja Eduard Arehov tuleb õigel ajal välja ja jääb see samuti 0-2 Karabakhi kasuks. Braiko. Ja lööb ära! Anton Braiko. Just ütlesin, et kui oleks 3-1, siis oleks palju põnevam kohe ja nüüd läheb ka natuke põnevamaks. Sest mängida on peaaegu 10 minutit ja saali jalgpallis on see väga pika. Tečkovi, Mitrofanovi, Kuzini ja kas läheb sisse? Ei lähe, läheb napilt mööda. Tinitskil oli suurepärane võimalus. Aga kuidagi see algus, selle nii-öelda ülekaalu mängimise algus ei olnud pihku olemas. Mitrofanov kaotab palli, Tinitski saab minna rünnakuse 2-1, 2-2 olukord. Šustov! Ja tõmbab särgi üle pea, täitsa mõistetav, suurepärane võimalus oli praegu Šustovil lahendada. 2-1 olukord praegu Nazarov ja Šustov uuesti. Nazarov, kas läheb ise või annab söödu ja mängib kõigest mööda. Andrei Nazarov 4-1. Ei taha nagu koduvõistkonna suhtes pessimist olla, aga ma arvan, et see on tehtud ka. Ja mängida on veel 3 minutit ja 44 sekundit. Jah, see mäng on lõppenud. Tartu FC Inter jääb teises järjestikus kodumängus koduparketil alla seekord Tallinna FC Karabakhile. 1-4.